Noh, vaata kui hea sellega on. On ju ilus, kena vaadata. Kohe nagu hea lihtne, ei ole vaja mingi ja hakkad hiljem editima, siis on see kõik on nii halb, sest see tõmbab ekraani ja siis on Mina ei ole mingist tõmbab ekraanist rääkinud. No, saad aru küll, mis ma räägin. Ma ei tea millegist ära, mis sa räägid. Siis on jälle, et issa tasub pakketel on nii hea kvaliteet. Selle naisega koos elamine on ikka kohutav. No tere! Tšau! Me oleme Tšehhis. Tšehhis, jah. Viimati rääkisime teiega siis... Olime Poolas. Ja nüüd oleme Tšehhis. Tegelikult me ei ole väga palju edasi, mingi 100 kilomeetrit. Tulime siia Tšehhi mäkke, siia oli ka normaalne seiklus. Eksisime ära. Jah, Keps lubas valelt poolt minna. Aga jah, see on mingi siuke väike matk meil. Kõnnime natukene mäest ülesse. Jah, me oleme siis Pustevnis oleme jah, siit lähme ülespoole mingile mäe otsa. Siin on mingi... Mis selle jumala nimi oli? Mingi Rostovitš. Mingi õlujumal. Õlujumal, jah. Tema kuju on siin, nii et kuna me mõlemad oleme väga suured õlleaustajad, siis see oli meil siuke must have. Jõudsime tippu. Kõrgemäe tippu. See on üks maailma kõrgemaid, ma arvaks. Sa ei tea, see mingi 1040 või midagi. Tegelikult ei ole üldse kõrge mägi, jah. Aga vaated on ikkagi ilusad. Ja natuke külm on. Tegelikult see rada, ma ei tea, kas see on matkarada. See on nagu minu arust mingi tee. Kõnnitee on, jah. Aga see läheb siit veel edasi, aga me ei hakka edasi ronima. Et me jõudsime tippu ära ja nüüd lähme hakkame tagasi parklasse kõndima. Nii et näeme juba ilmselt mäest all. Me üritame täna pesemist leida ja vaatame siis, mis seiklused meid seal ees ootavad. Jop. Nii et näeme juba all. Noh, jõudsime siia kohta free campsite'i, kus peaks saama pesta ka. Seal neid uksekesi näete ilusti, jah. Nendest töötas täpselt üks. Panime euro sisse, saime meeste vetsu ja seal ei olnud duši ega mitte midagi. Ja kõik teised, kus on dušimärgid, need ei tööta lihtsalt. Nii et me sõitsime mingi 1,5 tundi. Mööda mingid teeremondid olid meil igast särgid. Ja me ei saanudki pesema. Nii et, aga me oleme nii väsinud ka, et me ei viitsisid kuhugi minna enam. Aga jah, me saime mingi nagu kõik teeremondid lihtsalt tee kinni. Keps ei oska mitte midagi öelda. Keps ütleb, sõida otse. No ei sõida ju otse, kui ei saa. Siis me leiutasime ise ümber sõita seal. Aga ei, tegelikult see sõit enne kui päike loovis oli ikka väga ilus. No väga ilus oli jah, aga jah, küll on juba 7 õhtul, et väsinud. Jah, mina olen räigelt väsinud. Ja pesema ka isam, me oleme teisipäevast saati pesemata. Muy bene.
aga kuigi tegelikult laupäeval pole kõige hullem, aga siiski. No jah, ja noh, õnneks tänane matk ei olnud siuke, mis oleks higistama pannud. Aga ikkagi nagu tahaks ikka pesta juba. Nii et homme peame kindlasti leidma pesukoha. Kuigi homme on pühapäev. Aga jah, siin on natuke keeruline nende asjadega praegusel hetkel. No mingi truckstop ikka lahti on, ma arvan. Ei jah, aga jah, campsite'id kõik kinni. Kella 3-ni ainult on reception töötab nagu mitte kuhugi ei saa isegi seal küsida, et saaks pesta. Aga jah. Eks me homme vaatame. Homme tahaks pesta. Igastahes nüüd teeme süüa ja läheme tuttu. Või noh, voodisse. Nii et vaatame, mis homne päev toob meile. Nii et jälle nägemiseni. Pestud. Siuke pesukoht meil siis täna. Siuke mingi laste mähkimisalused särgid, aga siin on siis aparaat, siia paned mingi žetooni sisse. Siis sai minust 8 minutit sai aega. 7 on järgi veel. Ja siin on siis duš siuke nupuga start-stop. Aga põhimõtteliselt siis jah, vajutad nuppu ja siis hakkab aeg jooksma. Aga vajutad vahepeal stoppi, siis jääb seisma. Praegu on seal 7 minutit, nii et oleks nüüd 7 minutit veel duši olla. Aga Kärdist vist jäi ka 2 minutit sinna, nii et ma sain 3 minutiga pestud tegelikult. Aga nüüd veel napeme ära ja siis vaatame edasi, mis elu toob. Aga siis jah. Vaadake seda ninjat. Hull mingisugune erioperatsioonide mutne. Me siis tulime jalutama. Me käisime pesus. Ints tegi teile ka väiksed klipid. Tule siis nüüd kaadrisse ka, mis sa siin kõnnid nii ees. Ja siis me käisime mingi 3 kohas ja me ei saanud pesema ja nüüd siis me saime ühte kohta ja siis me sealt hakkasime edasi otsima, et kuna täna on väga ilus ilm, 12 kraadi on, aga nagu ilus, päike paistab ja puha, siis me mõtlesime, tahaks nagu liikuda ja me leidsime mingisuguse, ma ei tea, matkaraja kõnnitee, mis läheb siis kuskile Castle'i juurde ja siis lähme sinna. Väidetavalt siin vist on selles maakonnas, kus me oleme siin Tšehhis, on kõige varajasem minimajalugu või midagi. Ja. Slaavi arheoloogiat on siin hästi palju. Vot, nii et me lähme vaatame, mis siin toimub. Me jõudsime selle Castle'ini, tegime väikse pausi, võtsime kohvi ja kakaot, jõime seal, ma ei tea, jõe või tiigers, mis iganes siin on. Ja siis liikusime edasi, et Int saab natuke droonikaadrit teha sellest lossist ja sellest alast. Et vaatame, kas välja ka tulevad ja kui tulevad, siis näete kohe. Ööbimispaika. Oli hea väike jalutus. Ints teeb siin nüüd droonikaadreid, sest siin on meeletult ilus. Aga me ei tea, kuidas siin täpselt selle parkimisega on. Et kas keegi tuleb purustama või mitte. Kui tuleb, siis lähme ära. Aga praegu oleme siin. Hakkan süüa tegema ja siis on tänane päev läbi. Et eks näis, ilmselt sõidame Austriasse õhtupoole, aga vaatame, kui siin on väga kena, siis võib-olla ei lähe ka. Samas meil saab toitud. No, eks igatahes me vaatame. Ints tahtis teile kitsasid filmida ja siis ta pani kaamera katusele, aga tuul on suur ja mis juhtus? Kitsed lõhkusid mu kepi ära. Ei, kitsed ei lõhkunud. Need kuradi kitsed lõhkusid mu kepi ära. Ei, see kukkus katuselt alla. Ja noh, läks katki.
kuradi kitsad. Tegelikult tal on teine traipod ka, ma ei tea, miks ta sellega jonnib. Talle just meeldib see kepp. See on kena tummine kepp. Ma veel liimin selle kinni, äkki see on korda. Ja ma ei tea, homme lähme otsime superattakke või midagi. Nii et jah, selline meie päevake. Nii et kui kits näete, särge keppe välja võtke, kitsad lõhuti keppid ära. Ta enda lollus löögus. Ei ole, kitsad on süüdi, mina ei ole midagi teinud. Kuradi kitsad raisk. Tulime jalutama, sest et siin meie ööbimispaigas pidi mingi monument olema, mingi vanad jäänused, aga mitte kuskilt ei saa sinna sisse või nagu ühest teest läheb ära ja siis ja teises kohast nagu läheb tee, aga see läheb niimoodi alla mäge, nagu see ei ole okei, sealt ei tasu kuidagi minna. Leidsime nüüd päris tee ka. Siin on isegi mingisugused matkarajad ja Bussipeatused, rongipeatused sisse märgitud. Jep. Et siit saab minna. Näe, Valtissi mekk on ka siit 4 kiltsa. Jah. Väike Valtissi see, mis ta oli nüüd? Loss. Päles. Nii et siit saab minna. Vaatame, kuhu viib. Varst. Mis selle siis hävitas? Nagu 56 ta oli veel püsti, 61 täiesti maha jäetud juba. Loodus tegi oma töö, ma ei tea. Aga miks nad ei hoolitsenud selle eest? 2003 pole mitte midagi, 2011, 2020 hakati midagi tegema, on ju. Ja nüüd on lihtsalt mingid varemad. Aga nagu peale teist maailmsõda on täitsa okei veel. See on nagu plaan tulevikuks. Jah, ma saan aru, jah. Et sinna nad tahavad jõuda, et see taastada. Ma ei tea, mis sellega juhtus. Ma arvangi, et sellist liini maha jäetud, et 1956, siis oli veel midagi püsti nagu. 1961 oli veel seinad püsti. Aga mis siin vahepeal juhtus? Ei tea. Ja 2003 oli läinud, peab ilma. Siin oli ka Nõukogude Liit või? Peab lugema. Ma ei tea. See on nii piiriäärne ka, ma ei tea. Ma ka ei tea. Ja siin on ka mingi informatsia leht. Facebook ka. Facebook ka, väga tore. Värk vist. Ei teagi, mis ta esialgu oli nagu originaalis. Ei tea, jah. Võib-olla ta oli selle Pälessi osa. Mis Pälessi? No mis see samas, see on see loss või? No see on 4 kilomeetrit eemal. Noh. Kunagi ei olnud see mingi. Äkki see oli mingi jahijonn, tead? Võib-olla küll, jah. Jahimeeste jonn. Täitsa võimalik. Jahimaja tähendab, mitte jahimeeste, ära lase tal pissida, vorst tule ära sealt. Mitte jahimeeste, aga ongi nende kunnide oma, vaata. Jahiloss või kuidas nad kutsuti seda? Jahionnideks kutsuti. Ei, jahilossiks kutsuti ikka kunnide oma. Jahijonn on ikka vaestalane. Siis ära taane. Vorst, kas sa pead iga kaadri peale tulema? Ei tea küll. Aga no jah, tore. Ma mõtlesin, et see suur valge maja. Aga noh, jah. See oli kunagi suur valge maja. Ja. See ilmselt oli jah, see mingi jahiloss. Et see kunn käis siin, kui jahile tuli, siis ta oli siin. Ja. See, kes siin 4 kiltsa eemal elas. Ega väga hea, ma nüüd tulin liiga lähedale ka. Peabki kuskil siin kohas seisma. Magab. 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 Ja me jõuame kohe tee peale. See on seesama tee, kus me tulime. Kus Matilda on. Tundub teile. Mut on nii pahane. No tee on seal, noh. No see on siin samas, seal kohe näeb. Ma saan aru, jah. Võib-olla mingi pool teed veel mingi autoteel ka kõndima. Siin on mingi silt lausa. Ahah.
me nüüd jõudsime tagasi. See oli shortcut Indraku moodi. Ja me näeme, ma ei tea millal, sest homme on meil ka pikad päevad ja siis... Aga võib-olla seda homme edasi, võib-olla mitte, eks näis. Jah, vaatame. Poest peame ilmselt käima, söögiga on natuke nadi, aga muidu on väga kena koht, nii et... Jah, eks näis. Nii et... Tšau! Ja nagu ikka, kell on juba 7. Nii et me hakkame süüa tegema ja põhimõtteliselt kohe magama. Ja me tulime siia, siin oli free campsite, me tulime siis siia. Me praegu midagi pole näha, siin on pime. Aga kui siin on okei, siis homme tahaksin jalutada siin linnas. Tegelikult see on nagu ilus linn. Ja väidetavasti peaks saama ka pesta, aga selle kohta peab veel uurima. Et kas saab siis, siin on tennishall lähedal, et kas seal saab pestas või mis siis. Igatahes, kõike saab teha, saame vett võtta, saame elektrit ja mingit sukust asja. Või elektrit praegu ei saa, see on maas, aga meil pole seda vaja ka. Ja prügi saab ära visata, sest meil oli prügi väga palju tekkinud jälle ja õnneks sai ära visata. Aga olgu, näeme homme, Kint siis näitab teile hommikul seda kohta. Nii palju siis magaminekust. Meil on Starlink kaput. Ei ole Starlink. Või no mitte Starlink, vaid selle, no see, kus ta elektrit saab. See junn on mitte töötav. Fun fact, meil on mõlemal homme tööpäev. Ei no meil on see 220 adapter on olemas. No jah. See on meil olemas, aga... Nii, ühesõnaga, meil on Starlink siin niimoodi, okei, kaamera näite nüüd nii. Meil on Starlink siin niimoodi armatuuris tavaliselt, kui me sõidame iga kogu aeg on siin niimoodi. Ja ma panin selle ühenduse siia alla, on ju, näete ja. Siin on see, kus ta elektrit saab. Nii, siuksed vähe nupukamad saavad juba aru, milles viga on. Viga on selles, et kui see on siin all, siis on siit mingi kaabli. Ma selle kaabli siia torkan niimoodi. No, kui ma Starlingi alla panen, siis ta läheb lörtst. Ja see junn on kogu aeg mingi pinge all olnud. See laadimisjunn. Ehk ta on ilmselt siit selle USB-C pesa ära murdnud, sest see USB-A pesa töötab ilusti. Aga see USB-C on ilmselt, ma arvan, et on ära midagi seal murdunud, mingid pinnid lahti või midagi. Ehk tegelikult ma peaks ta kuskil siia külje peale panema, et see kaabel tuleb siit niimoodi välja. Midagi siukest peaks tegema, ma arvan. Aga noh, vaatame, mis saab. No tere hommikust siia udusesse, sombusesse Austriasse. See on siis meie tudula siin. Niimoodi siin parkla otsast tudume. Siin on mingi teega kõrval, siin on mingi parkla. Tegelikult siin nüüd on need 4 kohta, mis siin on näha, kus siin on 2 suvalist autot parkinud. On tegelikult siis campervannide omad. Need on nii-öelda reserveeritud siis motorhomidele. Aga noh, nagu näha, siis inimesed ei austa siin seda. Aga kohe on tagasi, ma pean ühe asjaga tegelema. Nii, tere tulemast tagasi. Nagu ma rääkisin, siis siin on need kämperite kohad, need metallist kaartaga, seal on 2 autot ette parkinud. Seal siis on tühjendamisaugud, särgid, värgid, sealt peaks ka elektrit saama, aga see ei tööta. Elekter ei tööta. Kahjuks meil praegu oleks isegi vist vaja mingi hetk. Aga siin on siis jah, siuksed mingid lastele, mingid ronimise asjad. Siin on mingi boksikott. Siin on slackline. Siin on, ma ei tea, igast asju. Ronimisi on. Seal on mingi väike seiklusrada lastele puude vahel.
siin on mingid võrkkiiged, särgid, värgid, et siuke väga äge koht tegelikult ja tasuta. Nii et jah, Matilda paistab sealt, piilub. Vaat siuke koht ja siit saab jalutada, seal on veel mingisugune suur, siin nurga taga on mingi suur liuväli või liumägi. Me eile vorstiga õhtul jalutasime, siis ma nägin seda. Siukene liumägi siis saab suur, lai saab alla lasta, siuke tänapäevas. Aga rääkides siis meie Starlingi olukorrast, või no mitte Starlingiga pole mingit häda selle laadimisjublakaga. See on mingi Tiger XP, mingi põhimõtteliselt siis muundur, mis annab 100 vatti välja 12 voldi pealt meile. Teeb selle 20 voldiks ja annab siis sealt kuni 100 vatti, et Starlink saaks otse USB-C pealt töötada. Ja jah, eile õhtul siis andis saba. Kirjutasin neile kirja, täna hommikul juba tuli tegelikult vastus, Jule kiiresti tuli vastus. Andsid seal mingit soovitusi, mida proovida ja siis, et võimalik on ka mingi replacement äkki saata. Et ma nüüd kirjutasin neile, küsisin mingit infot, et vaatame, mis sellest saab. Et äkki saadavad siia Austriasse DHL-i pakiautomaati mulle asenduse, siis ma saan selle ära asendada. Et ma siis natukene tee peale ette panen, noh mitte liiga palju, aga umbes siuke päevajagu tee peale ette meile laseks saata selle. Et siis saaks nagu, saaks selle lahendatud. Aga kui ei saa nendega nagu heale kokkuleppele, siis mul tegelikult on ka sealt Saksamaa Amazonist vaadatud mingid teised jubinad välja, millega ma saan mingi samalaadse olukorra tehtud, et tellin need siis kuhugile Amazoni automaati, neid on ka siin Austrias päris palju. Nii et see olukord siis vajab mingit lahendamist. Et vaatame, kui ma õhtuks nendega kokkuleppele ei saa, siis ma tellin Amazonist ära, et ja vaatab siis, kuidas edasi. Lihtsalt täna on siuke nadi ilm, et meie nagu suhteliselt elame päikse najalt. Et kuna see ilm on nii nadi, et noh, tegelikult me mingi homse päeva ilmselt saaks ka oma akudega hakkama, et tööd teha 2 arvutiga. Aga jah, kui see inverter on kogu aeg taga, siis see võtab ju jälle 20% rohkem elektrit või midagi siukest. Et see ei ole hea variant, kui sul vähe elektrit on ja siin täna ei tule 0 solarit tuleb lihtsalt. See on suhteliselt kohutav. Vot, aga eks me õhtul siis võib-olla sõidame natuke, sõidu ajal laeme ikka. Aga nii palju siis mu mulast, Kärt ütles, et ma 5 tundi ei räägiks, nii et ma ei räägi 5 tundi. Nii et jälle nägemiseni, eks me anname teada, kui saame mingi info selle asja kohta. Nii, asjade areng. Ma hommikul ütlesin, et ma olen seda arenguga kursis. Me oleme nüüd mingi must miljon e-maili vahetanud. Kuidas saaks see paki Austriast Saksamaale? Tundub, Eestis ei ole loogiline, lihtne värk ju. Paned pakiautomaati, tuleb teiselt poolt pakiautomaatist välja, on ju. Aga siin riigis, siin Euroopas see käi nii. Siin on tigupost, siin mees hobusega toob pakid ühest riigist teised, mingi siuke jutt. No põhimõtteliselt on tegelikult nii, et me tahtsime DHL-is saada, ei saa, sest meil ei ole Austria numbreid, siis me pidime mingi teise konto tegema, siis me pidime sinna saatma ja siis meile öeldi, et kui te tahate seda pakki nii kiiresti saada, siis te peate maksma 45 € ja siis me ütlesin, me ei taha nii palju, aga siis tuleb välja, et me tahame pakki neile tagasi saata. Aga selleks on vaja välja printida see kuradi lipik, mis sinna peale käib. Ühesõnaga ma tõlgin teile seda hiina keelt, mis Kärt rääkis just. Nad said kõik aru. Nad ei saanud midagi aru. Ühesõnaga 2 eraldi asja on. Üks on see, et nad peavad uue jupi meile saatma. Teine asi on see, et nad tahavad vana jupi tagasi, et ma pean vana jupi neile tagasi saatma. Uue jupi saatmiseks otse DHL-iga kuidagi ei saa, sest selleks on mingit Austria kontot vaja, mis iganes. Otse pakiautomaati ilmselt väidetavalt ei saa saata. Nii. Siis on mingi siuke MyFlexi box, mis iganes pakiautomaat, kuhu DHL väidetavalt peaks transportima asju. Nii et praegu on teema, kas nad saadavad sinna või ei saada sinna, nad uurivad DHL-ilt seda. Nii. Kui me tahame DHL Expressiga ehk homseks või reedeks jõuaks, siis me maksame 50 €, seda me ei taha teha. Nii et saadame tavalise postiga, mine tea, millal see jõuab. Ja kuhu see jõuab, sest kui on võimalik, siis me tahaks rohkem nagu Itaalia poole seda nüüd liigutada, muidu me panime siit mingi tunnike, 1,5 tundi sõitu. Ja nüüd me lähme nüüd postkontorisse ja üritame saata tagasi selle vana junni. See junn on siis selline, te olete näinud, see junn on siuke. Ja ma üritan selle juraka nüüd tagasi saata niimoodi.
mul on see DHL-i tagasisaatmisleht olemas, et ma loodan, et nad võtavad selle seal vastu, prindivad selle seal ise välja, panevad selle kuidagi ise mingi ümbriku või paki sisse ja saadavad neile ära. Sest mul ei ole printerit. Ilmselgelt. Vot, nüüd me lähme vaatame, kuidas sellega läheb. Eks me siis räägime teile ka, kui palju seal keegi inglise keelt rääkis ja kui palju seal keegi üldse rääkis ja mismoodi meil sellega läheb. Nii et kohe varsti näeme. Lood on siis järgmised, et me saime ümbriku, me leidsime postkontori, rääkis inglise keelt, aga nad peavad selle välja printima, selle tagastuslehe, aga seal ei ole head netti ja siis... Ma saatsin neile e-maili peale selle ja see pole mingi, ma ei tea, 15 minutiga jõudnud. Ei, juba ma ütleks mingi 20 minutit, ta oli mingi, et tulge 15 minutit, äkki siis on. Nii et me käime siin lihtsalt ringi ja nagu... Käime suvalistest poodidest küsimus, kas saab seda reaalselt, nagu täiesti haige. Äkki neil saab? Ega me siis ilmaasjad käinud, me käisime poes ka. Ints, sa käisid ka poes ju? No mis sul viga on just? Ta oli nii excited, tõmbas omale hingekurku. Just tatti kurku. Ints ostis omale vutlari. Anna siia mu vutlar. Paneb oma prillid sinna. Vorst sai snäkke. Ma ei tea, kas jäi ühes videos, aga Vorstil on nüüd matkal siuke snäkikott kaasas. Roosa. Ja siis seal saab neid sinna kotti panna. Sellepärast, et siis ta nagu võib-olla käitub normaalselt. Ja siis Intsu jaoks superkleeper. Et ta saaks oma kepi. Saan pärast proovida oma kepi korda teha. Jah, et saaks oma kepi korda teha. Aga kõigepealt oleks mul vaja see pakk ära saata. See oleks üli boonusvärk. Nüüd mul on 2 prillid. Ja head kvaliteetsed prillid. Ja mul neid siin mingit sellist odavamat kraavin ka veel. Kui keegi tahab, võin müüa. 10 eurot tükk, 10 eurot tükk võin müüa. Mina kasutan neid. Sa ei kasuta neid, sul on oma prillid. Matkal kasutan ju. Paned oma prillid. Ei, need olid kallid matka jaoks. Ja minu prillid on lörtsimiseks. Need on mingid odavleebid. Igatahes ootame natuke, lähme vaatame uuesti ja siis siin lähedal oli mingi nuudlikoht, kus siuksed, ma ei tea, taikud, ma ei tea, mingid Aasia inimesed tegid süüa, nii et ja seal ei olnud väga kallis ka, nii et kuidas sa nende kohta ennem ütlesid? Asiaadi. Ei, sa ei öelnud nende kohta. Mis sa ütlesid nende kohta ennem? Ma ütlesin pärismaalased. Sa ütlesid pärismaalased teevad süüa. No ma mõtlesin seda, et nagu need inimesed, kes seal pärit on ja siis need teevad süüa. Ma mõtlesin seda seal. Igatahes saime pakid saadetud. Ei noh, selles mõttes, ega mul ei ole postitöötajate kohta ei ole ju midagi öelda, aga nemad pole süüdi, et neil mingid likiaegsed arvutisüsteemid on, aga nad oleks võinud mind väga pikalt ka saata. Ja. Aga nad ikka nägid vaeva, tegid tööd ja nägid vaeva. Saime ilusti tehtud oma asjad. Ja nüüd on vaja see teine jupp ka tagasi saada, aga sellega ma hakkan tegelema. Mis teine jupp tagasi saata? Saada. No nemad saadavad meile, jah? No jah. Ma sain aru nende e-mailist, et saab sinna saata sellesse. Ja siis võtsime süüa ka. Väike söök, väike jook. Tahaks teile näidata, aga ma ei saa sirgeks. Anna see toit minu kätte. No, näitan lihtsalt potsiku suud. Kõik on minu. Klaus oled. No, siuke. Noodle King. Ja seal on siuke potsik. Kana, crispy chicken. Kõrbekana ja nuudlid. Ja see maksis 6 eurot. Nii et. 6 eurot. Ja nüüd sööme ära ja siis teeme tööd jälle ja siis eks näis. Nüüd sai natuke pauku tehtud. Natukene pausi tehtud siin lõunapaiku, nii et nüüd on aeg jälle tööd teha. Vaeva näha. Ja siis me tegelikult võib-olla homseks on ka plaan olemas, aga me natuke mõtleme ja siis vaatame. Me ei räägi teile saladuse välja. Jah. Te ei pea kõike teadma. Jah, homme näete. Te ei pea kõike teadma, on ju? Jah. Super kleber versus mu kepp. Kepil tuli siuke jupp ära.
see jupp käib siia külge. Ja nüüd paneme siia superkleberit. Ja siis paneme selle jupi siia tagasi. Niimoodi. Kaamera võiks näidata nii. Niimoodi. Vaatame, kas jääb superkleberiga kinni. Aina, vaatame. Ma kleebin selle ära ja siis pärast vaatame, katsetame. Noh, selline ta jäi praegu, aga kas ta töötab ka, ma ei tea. Ma pean ta nüüd kokku tagasi panema. Ja siis saab teada, kas ta nagu töötab ka. Ma millegipärast arvan, et ta läheb kohe uuesti katki. Ma arvan, et ta ei püsi. Või siis ta ei liigu seal pesasest. Ta läheb siia vahele. Siia selle nende kahe vahele läheb. Ja siis ma arvan, et ta ei liigu. Aga ma kohe vaatan. Noh, keerasin oma kepi kokku tagasi. Kuradi, kuidas ma teile näitan seda. Aga põhimõtteliselt ta töötab. Ma isegi ei tea, milline neist see katkine on. See on katkine. Aga põhimõtteliselt liigub üles alla. Ile kehva on ühe käega filmida ja teisega näidata, et ma panen teid siia peale. Nüüd näitan. Põhimõtteliselt nagu töötab. Saab näha, kui kaua ta töötab. Täna siis lähme Munga kloostrisse. Me rääkisime tegelikult mitu päeva tagasi, me nägime seda siin linnas, nii et me täna lähme sinna. Terviseks. Ja ma kirjutasin neile on ainult saksakeelsed giidituurid, niisama ilma giidid sinna sisse ei saa. Ja siis ma kirjutasin neile, et me tahaks nagu tulla ka inglise keelde. Ja siis nad ütlesid, et nii kahjuks, et nagu nii väike etteteatamine, et siis ei saa veel nagu inglise keelde. Ma ütlesin, et okei, me tuleme siis saksakeelsesse. Me mõlemad ei räägi nagu saksa keelt. Lihtsalt see on ok, aga kui me oleme kahekesi seal grupis, sest kes neljapäeval 3:30 siia tuleb, ma ei tea. Aga eks me näeme. Ja kui me oleme kahekesi seal ja see vend saksa keeles räägib, siis on nagu... Siis me teeme jaa! Kindermursten, joo! Mida iganes. Ja, eks näis. Ma arvan, et on inimesi. Ma arvan, et on veel turiste kuskilt Saksamaalt või kuskilt kindlasti. Palju sa siin autosid näed? No siin on 3 autot vähemalt. Ja, eks näis. Ja ma ei tea, kas me seal filmida saame, sest see on mingi private värk, aga võib-olla saab, võib-olla saa. Vähemalt üritame salaja võib-olla. Okei. Vahepeal kätte jõudnud. Me käisime seal kloostris ära ja me olimegi kahekesi. Aga see giid sai aru, et me ei oska saksa keelt või talle öeldi ja siis ta tegi ikkagi meile ingliskeelse. Jah, ta ütles, et ta tegelikult ei vabandas kogu inglise keeles, aga ta üli hea inglise keeles. Sama, ta oli mingi, ma ei oska üldse vabandust. Mingid sõnad on meil see nagu okei. Aga jumala normaalne giid oli ja nüüd ma kirjutan. Aga jah, kahekesi privaatne tuur meile. Ja läks 20 € ainult nii, et. Ja siis me hakkasime sõitma. Siis läks ilm käest ära. Nagu see oli nii juba viimati oli, ma ei tea, kuskil Hispaanias siuke ilm lihtsalt. Räige tuul oli ja sadas lihtsalt mööda sõitu tegin, siis olid mu püksid pruuni täis lihtsalt. See oli, no see oli ikka retsna. Ja siis me jõudsime siia parkimiskohta.
siis meil on elektrit vaja, sest et Starlink sööb nii palju, on ju, ja siis ja tegelikult Starlink sööb palju, me ei ole 2 päeva sõitnud, me oleme 2 Jaa. päeva koha peal olnud, pluss 2 päeva pole üldse tilkagi päikest olnud, lihtsalt siuke sompu silma on olnud. Nii et meie akud on siuksed, poole peal olid, ütleme, et mingi 30% oleks saanud veel kasutada, et ühe päeva oleks veel ilmselt saanud hakkama. Aga siin on tasuta elekter. ja siis me tulime siia parkimisse, siis me tulime siia ja siis tahtsime seda juhet panna ja siis meil oli juhe liiga lühike. Ja siis me pidime, vaatasime, et ehituspood läheb mingi 20 meetrist kinni ja 10 meetrit sõitsime sinna. Nii et siis me kihutasime sinna veel, saime oma need parkimis, Pikendusjuht me saime. Siis me tulime tagasi, siis me üritasime vett välja lasta, siis Ints juba jälle tegi jama kokku. Ints tegi jama kokku. Nii pime oli, et ma tagurdasin sellest. Ühesõnaga, siin on siuke süsteem, et tavaliselt on see mingi siukene nagu kallaku peale sa nagu tagurdad või midagi, mis lased vee välja, aga siin on lihtsalt siuke rest maas nagu. Ja siis ma tagurdasin, nii pime oli, et ma ei näinud, kus kohas see siin on siuke mingi metallist post, ma hommikul või mingi hetk näitame, milline see on. Ja seal kõrval oli kohe teine see matkaauto ka ja siis ma tagurdasin sinna kuidagi ja niimoodi jäin sellest restist nii kaugele. Ja siis ma üritasin seda voolikut nagu ikka sinna resti kohale saada, eks ole. Ja siis jooksis ja järsku hüppas sealt paagi küljest voolik lahti. Ja siis tõmbas kõvrast ikka sinna kappi mõnusa kuradi solgi sisse. Ülihäana, siis ma olin nii kuri riitsalt jälle. Ja vett me ei saanud, nii et sellega peame tegelema ja poti puhastama homme. Aga elektrit saime ja nagu... Jah, elektrit saime, jah. Ja homme on meil missioon vett saada ja ennast pesta ja siis peab mõtlema, mis nädalavahetuseks plaanid on. Jah, meil on välja valitud või vaadatud mingi koht, kuhu me pidime täna tegelikult lähemale sõitma, aga me ei sõitnud, aga mingi siuke hotell, kus parklas saab siis vett ja elektrit ja peaks saama pesta ka ja seal on mingi spa-keskus ka vist, ma sain aru. Võib-olla saab isegi sinna basseini ujuma või midagi. Igatahes me vaatame. Jah. Nii et. Igatahes me siis tulime mingisuguse hotelli parklasse. 15 € on öö, elekter, vesi ja saame pesema minna. Ja siin on ka restoran, et võib-olla õhtul me oleme sööma, et me see reis polegi kuskil väljas söönud. Võib-olla teeme ennast korda, lähme siis kas sööma, aga ma kõigepealt vaatan, mis menüü seal on üldse. Võib-olla ei kõlba kuhugi. Ja jah, et siuke tegelikult on väga okei hinna, aga võrreldes, et Austrias enamik kohti on mingi 30-40 € öö. Nii et see 15 € väga poeno nagu. Ja täna on hästi tuuline ka, nii et meil täna pole rohkem midagi teha. Nii et ongi see, et ma teen veel natuke tööd, siis lähme pesema ja siis vaatame söögiasja ja siis on päev läbi ja siis on kõik. Põhimõtteliselt pesul on siis nagu, siin on see spa osa ja siis siit saad ka pesta, et seal on need dušid siin. Saab ennast ära pesta ja siis saab puhtaks. Nii et Bueno küll siin on hästi soe, nii et I'm happy. Me ikkagi käisime söömas. Ints võttis mingi sealiha. Ma võtsin sealiha medaljonid piprakastmes. Ja mingid, mis sul olid seal nagu mingid, ma ei tea, mingid siuksed... Sealiha medaljonid olid piprakastmes. Ei, mis need kõrval olid? Juurviljad ja siis olid mingid kartuli, mingid... Pallikased mingid. Mingi nagu frititud kartulipudru, mingid pallid või asjad, jah. Mingi siuke, ülihead. Aga mina, ta on nagu selles mõttes, ta nagu, jah, mis ma lootsin, ma võtsin siis verivorsti hapukapsa ja kartulipüreega. Ja siis minu mõte oli see, et tuleb nagu siuksed pisikesed need verivorstid, mingi ülimõnus sulav suus kartulipüree ja siis see ülihea nagu Eesti hapukapsas. Ja mitte midagi ei tulnud siukest, nagu ma lootsin. Tulid suured jämedad vorstid. Nagu reaalselt, te näete siin ilmselt seda klippi ka või nägite. No siuksed suured ja siis seal sees ei olnud nagu tangud, vaid lihtsalt oligi nagu mingi püree põhimõtteliselt. Ei, nagu mingi jahu või siuke kuiv värk on. Jah, no igatahes see ei olnud maitsev.
ja ma pidin ühe suure vorsti ära sööma ja mulle magustoid sellepärast ei mahtunud. Ja mina söön magustoid, aga see oli hea. Aga muus osas ma söön ainult snitsid ja friikartid tulevikus, sest et ma ei tea, fail. Kärt nagu kogu aeg tellib midagi julget ja siis talle tegelikult lõpuks ei maitse see, nii et... Ja, ma loodan paremat kui nagu... Mina tean, mis ma tellin ja mina saan alati head toitu. Ja, nii et järgmine kord vaata, mis ma siis... Näitega mõtlesin, et järgmist kord enam ei tule, sest me sööme ainult bussis. Sina võid siia bussis, ma lähen käin siis üksi väljas. Mina käin üksi, ma vähemalt tean, et söön oma makaroniakliaga ja see on alati hea. See on makaroniakliaga. Ja selleks nädalaks kõik. Ja. Nii et eks te näete järgmises osas, mis me siis uue nädala teeme. Valgo.